Kui me eelmises videos rääkisime sellest, kuidas öelda ei, nii et suhe jääks alles, siis selles videos me räägime sellest, millele ja kuidas öelda jah. Ja siin me pean nagu ajas päris palju tagasi rändama, sest ma ise õppisin ja omandasin neid teadmisi ja olen kasutanud neid teadmisi alates 2004 aastast. Ja mis siis 2004 aastal juhtus? Oli see, et ma leidsin sellise raamatu, mille nimi on Väga efektiivse inimese 7 harjumust. Ja selle on kirjutanud Stephen Covey. Ja ma ei tea, kas sa oled seda lugenud või mitte, kuid täna seda niisama nagu raamatupoest ei leia. Ja kui see vähegi võimalik on, siis tasub seda raamatukogudest otsida või siis vanade raamatute poolidest aeg-ajalt äkki sealt saad endale selle raamatu. Ja see raamat on mul siin ka olemas tegelikult, et see raamat näeb siis selline roheline välja ja ta räägib siis 7 harjumusest. Ja ma ei hakka sulle seda raamatut ümber jutustama, sellepärast et sul on võimalus seda ise lugeda. Aga mis me selle raamatuga tegime ja mida võib-olla sulgi on hea mõte teha, et me kasutasime seda raamatut enda meeskonna niisugusteks aruteludeks, et iga esmaspäevasel koosolekul me päris tükk aega tegelesime sellega, et me arutasime lisaks oma jooksutel teemadele iga esmaspäev kusagil pool tund mingit osa sellest raamatust. Ja alguses me püüdsime siin peatüki kaupa edasi liikuda, aga kohati see nagu peatükk on ikka päris suur amps ja siin me jagasime need peatükid ka mitmeks. Ehk et me läks tegelikult ikkagi päris palju nädalaid ja kuid, et selle raamatu kohale poole jõuda. Aga see protsessi käigus me tegelikult inimestena nagu kõik muutusime, sellepärast et selles raamatus on nagu väga niisugused tugevad just harjumustest juttu, nagu alusta lõppeesmärki silmas pidades ja nii edasi, mis kui sa teed neid siin niisuguseid iseseisvaid ülesandeid ka, et siis see annab nagu väga palju selgust. Ja kui sulle see raamat tundub nagu niisugune keeruline, siis tegelikult sellest raamatust on ka lihtsam versioon olemas. Ja see lihtsam versioon kannab pealkirja Väga efektiivse teismelise 7 harjumust ja tegelikult 2004 või sel ajal oli see hoopis see raamat, mida mina lugesin. Mul on siin kõik võimalikke märkmeid see raamat täis. Ja siin on niisugused pildikesed ja naljakesed juures, aga põhimõte ja point jääb sellel raamatul samaks. Aga mis on nagu kõige väärtuslikum osa või miks ma sellest rääkima hakkasin ja miks see aitab nagu jah öelda, on see raamat tutvustab sellist asja nagu nädala kompass. Ja see nädala kompass on siis selle ettevõtte Franklin Covey üks toodetest ja siis Stephen Covey poolt välja arendatud. Kui ma räägin nädala kompassist, siis kuidas seda kasutada ja kuidas ma sellega praktikas või igapäevaselt kokku võtsin. Mina hakkasin 2004 aastal kasutama niisugust märkmikku ja kasutan siiamaani siis paberbaasil märkmikku, kuigi digitaalselt on arvatavasti ka need asjad olemas. Aga mul on niisugune, ütleme siis vana harjumus. Kuigi ma ise ei ole väga vana, siis mõni harjumus on siin üle 10 aasta, ehk siis 2004 aastast alates ma kasutasin seda. See on selle sama raamatu autori poolt loodud märkmikusüsteem ja siin on kalender ja muud asjad, aga üks väärtuslik asi, mis siin on see nädala kompass. Nädala kompassi kasutamiseks meil on vaja selgeks mõelda enda rollid. Ja mis need rollid siis on? Need on nagu erinevad asjad. Üks roll, mida see raamat ja ise tutvustab, on niisugune saadi ehitamine ehk enese taastamise roll. Ja see enese taastamise rollid on 4 aspekti. On füüsiline enese taastamine ehk siis trennis käimine. On emotsionaalne enese taastamine ehk siis suhtlemine teistega, endale oluliste inimestega, kallite inimestega, on vaimne enese taastamine ja edasi arendamine ehk siis näiteks raamatute lugemine. Ja siis on midagi hingelist, näiteks kontserdite kuulamine või midagi sellist. Ehk ja see raamatu autori soovitus on see, et iga nädal siis igas selles saadeeritamise rollis mõni tegevus ette võtta. Ja ma pean tunnistama, et mina ei ole just kõige parem näide nagu selles osas. Aga mida ma olen hästi oma arust teinud on see, et ma olen läbi mõelnud enda ülejäänud elu rollid ja kuidas see rollide läbimõtlemine käib, on just see, et sa mõtled ja paned kirja enda rollid
ja siis paned kirja, kes on need isikud, kes seal juures olulised on või keda see mõjutab ja tegelikult ka pikaajalise visiooni sellest rollist. Ja siis iga nädal võtad ette nad niimoodi, nagu siin lehe peal on, ja mis mul ka selle märkmiku vahel on. Ehk et roll ja siis suured kivid ehk need kõige olulisemad asjad, mis on vaja selle nädala jooksul ära teha. Ja aastaid minu abikaasa näiteks kasutas ka seda märkmikus, et ta teadis, kui ta tahab, et minuga midagi koos teha, siis ta pani selle siia suureks kiviks selle koos tegevuse mulle märkmikusse kirja, et nimetas teda nagu kes soovida raamatuks isegi vahest. Aga tänaseks on minu peamised 2 rolli elus on siis olla hea abikaasa ja teine roll on olla siis ettevõtja. Ja kui sina ka oma rollid nüüd läbi mõtled esimest korda, siis võib-olla sul seda ettevõtja rolli veel ei ole, aga ma kindlasti soovitan sul see 9 enda rolliks panna ja seada sellele siis ka mingi eesmärk ja hakata iganädalaselt panema siia ka mingi tegevuse, et mis on see suur kivi, mis on see kõige olulisem tegevus, mis on vaja nädala jooksul selles rollis ära teha. Esialgu võib olla see näiteks selle videokoolituse lõpuni vaatamine või siit ütleme järgmise 1 või 2 video vaatamine nädala jooksul ja siis õpitu rakendamine. Ja siis võib olla raamatute lugemine, näiteks seesama efektiivse inimese 7 harjumust raamat hankida ja läbi lugeda. Ja see võtab nagu päris palju nädalaid aega. Ehk et seal ei tasu seada eesmärgiks, et loen läbi raamatu, vaid pigem nagu võtan peatüki, võtan pool peatükki ja õpin ja rakendan seda. Ja mõned rollid on veel ja mis nagu perekonnaliige olemine. Ehk siis mul on 3 õde ja vanemad ja ma mõne organisatsiooni liige ja nii edasi. Aga need teised rollid minu iganädalasele kompassile külli satu, et nad satuvad sinna aeg-ajalt mingite muude sündmustega seoses. Aga iganädalasel kompassil on mul tegelikult olemas siis abikaasa roll ja ettevõtja roll. Ja nüüd võib tunduda nagu hästi lihtne. Kui ma kunagi alustasin selle läbimõtlemist, et mis rollid mul on, siis mul oli neid rolle väga palju. Ja siin ma olen leidnud 2007 aasta lõpus olen ma näiteks oma rolle kirja pannud ja mul on olnud siin 3 A4, mida ma võin nagu täitsa nagu näidata korra. Et teadesse väga võib-olla ei tasuki süveneda, mis siin sees on, aga mul on siin nende lehtede peal olen ma kirja pannud siis roosa taustaga paberit olen kirja pannud enda rollid ja siin paremale või mitte paremale, vaid pruunile olen kirja pannud, kes on need isikud, kes sellest rollist on mõjutatud ja siis on see, mis mu väärtushinnang või põhimõte või eesmärk nagu selles rollis on. Ja kui vaadata nüüd, kui palju neid rolle tollel hetkel on olnud, siis ei tea, siin on tõsiselt palju, et ma olin nagu hästi aktiivne tol ajal. Ma vaatan, et siin neid rolle tuleb ja mingi siit 2 pealt tuleb 14 ja siit tuleb veel või 10 tükki juurde, mingi 24 erinevat rolli on olnud. Ja siis ma sain aru, et ma tegelen liiga paljude asjadega. Ja mingi hetk ma otsustasin neid nagu oluliselt teadlikult vähendada ja loobuda paljudes mittetulundusühingutes kaasa löömast igapäevaselt. Siis kui ma vaatan siit veel, mis on olnud niisugused rolli, mis ma olen nagu loobunud, on siin on olnud kunagi blogi kirjutamine, siis ma olin veel mitmes mittetulundusühingus revisjonikomisjonis, siis olin veel siin IT-alases ühingus aktiivne liige ja siis siin on olnud igasugu erinevate ettevõtmistega. Ma olen olnud seotud ja aidanud siin midagi ja mõelnud mingisuguseid uusi asju välja teiste inimestega. Ma vaatan, et näiteks olen tahtnud raamatupidavast tarkvara välja arendada ja kinnisvaraportaali olen tahtnud teha 2007 aastal. Ja siin on mingid teised inimesed ka, kellega koos me seda pidime nagu tegema. Nii et, aga nendest asjadest ma kõigist otsustasin mingi hetk loobuda. Ja tegelikult siin on see sama asi ees, et tee enda see nimekiri erinevatest rollidest. Sa võid teha samamoodi mingite post-itide või klipside peale. Ja siis sa saad mingisuguse selle ülevaate, mis neid on. Ja korra hiljem ma veel kasutan seda meetodit, et võtsin siia kõrvale teise A4 ja siis lihtsalt tõstsin need rollid nagu 2 lehe peale, et okei, neid asju nendega ma tegelen edasi ja nende teiste asjadega ma ei tegele enam edasi. Sest
nagu me eelmises videos rääkisime, päris paljudel asjadel on vaja lõpuks öelda ei, et tegeleda pikas perspektiivis endale oluliste asjadega. Ja niisugused, ma ei tea, kas ma olin abivalmis või mis iganes mul nagu viga oli, igastahes ma sattusin nagu väga-väga paljudesse asjadesse, sest mu enda niisugused väärtushinnangud, enda eesmärgid, enda soovid ja tahtmised, need ei olnud nagu sellel ajal paigas. Ja ma lasin nagu ennast kaasa tõmmata kõikvõimalike erinevate projektide, ideedega ja mingi hetk siis avastasingi ennast, nagu ma näen siit 30 rollist ja igasse asja loomulikult iga nädal ma ei jõudnud panustada, aga isegi endale olulistesse asjadesse ma ei jõudnud siis piisavalt panustada. Nii et võta seda ülesannet tõsiselt ja pane oma rollid kirja. Nüüd üks teema veel, mis võib-olla aitab neid rolle paremini kirja panna ja vähemalt selles märkmikusüsteemis ja Stephen Covey järgi see peaks või võiks eelneda see isegi sellele rollide kirjutamisele. Aga kuna rollid on niivõrd praktiline asi, siis mina vähemalt kunagi alustasin ka nendest rollidest ja hiljem see järgmine asi, millest me nüüd räägime, aitas nagu neid rolle vähendada ja endale konkretiseerida. Ja see järgmine teema, mis siia juurde käib, on siis väärtushinnangud. Ja väärtushinnangud, mida see tähendab? See tähendab siis seda, et mis on need asjad, mis minu jaoks on olulised ja mida see täpselt minu jaoks tähendab. Ja näiteks siin samas märkmikus mul ongi kirjas siis väärtushinnangutena ja siin on mul neid 10 ja igalühel on mingi täpsustus juures ja täpsustus juures jälle. Ja mõne 20 ma olen siia välja toonud, näiteks lojaalsus ja lojaalsus ma olen siia kirjutanud niimoodi, et olen olemas oma perekonna, sõprade ja meeskonna heaks ja olen neile siis lojaalne. Ehk et ei reeda neid, ei peta neid, kui ma midagi lubanud, siis teen nende jaoks ära. Siis ma olen väärtushinnangutena siin kirjas näiteks armastus, ehk armastan ja hoolin oma abikaasast. Siis on olemas siin tervis, sellega ma vaimses mõttes väärtustan seda, aga tihti oma tegudes ikkagi läheb nagu sellega konflikti, aga vähemalt ma olen siia kirja pannud, mida see minu jaoks tähendab ja miks see asi minu jaoks nagu oluline on. Ja õnn on näiteks üks minu väärtushinnangutest siin, et olen õnnelik ja nakatan ka teisi inimesi õnnetundega. Ja iseseisvus ja vabadus on minu jaoks näiteks väga-väga olulised asjad. Et olen iseseisvus ja liigub finantsvabaduse poole, on mul siin kirjas. Ja aja jooksul finantsvabaduse esimese staadiumi ma olen juba saavutanud ja ma ei ole siin nagu näha märkmikus veel uuendust teinud. Aga finantsvabadusi on mitu taset, nii et järgmiste tasemete poole ikkagi saab edasi liikuda. Ja üks oluline väärtushinnang võib-olla minu jaoks on see, et olen järjepidev õigete asjade tegemisel ja samas on otsustuskindel, et kui ma saan aru, et mingi asi ei ole pikas perspektiivis minu huvides, siis ma loobun selle tegemisest. Ja see oli väga-väga oluline koht minu jaoks, kus ma otsustasin seda, et ma olen valmis loobuma nendest rollidest, loobuma nendest tegevustest, loobuma nendest projektidest, mis kõik olid niivõrd huvitavad ja emotsionaalses mõttes nagu kaasasid mind ja pakkusid niisugust emotsionaalset rahuldust. Aga kui mõtlesin välja niisugused pikemaajalised suunad ja kuhu ma tahan jõuda, siis mõistlikum oli nendest loobuda. Ja näiteks on mul siin ka ettevõtlikkus ühena väärtushinnangutest. Ja sa pead enda jaoks ka mõtlema, kas see on sinu jaoks nagu oluline asi. Et kindlasti, kui sa tahad saada ettevõtjaks, olla ettevõtja, siis see käib asja juurde. Ja mis mina esi endale olen kirjutanud, et täpsustusena, et olen ettevõtja, täpsustan partnerlust ja meeskonna tööd, tegevustest loon süsteeme ning lähtun Külluse mõtteviisist. Ja ettevõtlikkuse läbi hoolitsen selle eest, et minu jõukus kasvaks kiiremini kui passiivseid investeeringuid tehes. Ja korrutan läbi jagamise, ehk mida rohkem ma jagan, seda rohkem ma saan. Ja mida ma siin olen mõelnud, et kiiremini kui passiivseid investeeringuid tehes on see, et alati saab ka investeerida. Et kui mul on mingisugune rahasumma või mul on mingi aeg, siis ma saan investeerida näiteks kinnisvarasse või mõnda muusse väärtpaberitesse või hõbedasse kulda, aga need kasvavad suhteliselt aeglaselt, et ettevõtlus on nagu oluliselt kiirem.
ja kuna ma soovin ikkagi vara hulka kasvatada kiiresti ja jõuda kiiremini odavatest välja ja selle kiiruse all ma pean silmas niisuguseid perioode nagu 5 aastat, 10 aastat, ma ei mõtle siin üleöö millegi saavutamist, aga investeerides näiteks pensionifondi, siis lubadus on see, et 40 aastat paned raha sisse ja siis hakkad saama mingisugust summat, millest on võimalik ära elada. Aga see ei ole kunagi olnud osa minu plaanist ära elada, vaid minu soov on olnud ja on jätkuvalt nautida elu ja rikkalt elada. Ja ehk siis läbi ettevõtluse ma saavutan seda ja sellepärast on minu jaoks see ettevõtlikkus väärtushinnanguna nagu väga-väga oluline. Ja üks minu väärtushinnang näiteks on veel kontroll. Ehk mis ma siia endale kirjutanud olen, et teen vaid investeeringuid, kus kontrollin tulusid, kulusid, varade ja kohustuse liikuviste suunda. Ehk ja see aitas mul otsustada ja teha elu palju lihtsamaks, et ma ei jaga raha lihtsalt suuresse kohtadesse, ma ei pane raha sellistesse kohtadesse, mida ma ise ei saa kontrollida ja mõjutada. Ja siis on niisugused asjad, mis sobivad, ma arvan, igaühele, nagu ausameelsus, olen ja jään igas olukorras ausaks ja kuldne reegel, ehk annan teistele seda, mida ise neilt soovin ja suhtun teistesse nii, nagu soovin, et nemad suhtuksid minusse. Et niisugused universaalsed asjad, mis ma olen ka endale siia kirja pannud. Selle teema kokkuvõtteks siis soovingi sulle alustada kodutöö tegemist, et pane endale kirja, mis on sinu rollid ja vajadusel loobu nendest. Ja ise sa tead, kui palju on sinu jaoks mõistlik, nagu ma näitasin sulle, mina alustasin 30-st, olen jõudnud täna 2 põhiliseni ja paar kõrvalrolli on mul elus. Ja teine pool on see, et väärtushinnangud, et millistest väärtustest sa tegutsed. Ja need 2 asja tegelikult aitavad sulle öelda jah õigetele asjadele ja öelda aga ei nendele asjadele, mis sinu jaoks ei ole olulised. Ja kui see eelmise videode tagasi tulles, siis oli seal väga oluline osa see, et sa oskad ja soovid ausalt põhjendada, miks sa ei saa mingit asja teha. Ja võib-olla need väärtushinnangud annavad sulle selle vastuse, et see ei ole lihtsalt minu väärtushinnangutega kooskõlas. Ma ei tea, näiteks anda raha niisama välja. Et kui minul oli väärtushinnang kontroll, siis ma ei anna lihtsalt, et kuule, näe, võta ja too kunagi tagasi. Ja selliste asjade läbimõtlemine võtab aega, nii et ma ei eelda ja ära sea endale eesmärki, et homme istun maha, panen kõik kirja ja siis nii jääbki. Aga sea endale eesmärgiks, et sa vähemalt esialgse versiooni paned kirja. Ja minu jaoks on olnud alati nende asjade ülevaatamise aeg, detsembri lõpp, jõulude uue aasta vahe või siis uue aasta vahetu algus, kus ma võtan jälle ette oma rollid, oma väärtushinnangud, oma missiooni ja oma pikaajalised eesmärgid ja vaatan üle ja teen inventuuri ning kohandan neid. Nii et soovin sulle samamoodi selgust, rohkem julgust öelda õigetele asjadele jah ja teha vahet, mis siis on õige ja vale. Ning nendele asjadele, mis sind pikas perspektiivis edasi ei aita, julge öelda ei. Head tegutsemist!